Meil on teile küsimus. Mis oleks, kui Ukraina on juba sõja Venemaa vastu võitnud ja Putin pole sellest lihtsalt veel teada saanud? See võib tunduda hullumeelse küsimusena, kui Venemaa president saadab jätkuvalt sõdureid Ukrainasse surema, kuid tegelikult pole see nii hull küsimus, kui esmapilgul paistab. Tegelikkus on see, et jõudude vahekord lahinguväljal muutub ning see on andnud Ukrainale seni suurima võimaluse sõda lõpetada. Putinil on nüüd alles vaid 2 võimalust ja mõlemad lõpevad tema kaotusega. Varsti avaldame, mis need võimalused on. Kõigepealt seisab Venemaa silmitsi tõsiste probleemidega, kui ta üritab kevadrünnakuga edasi liikuda, et anda Donbass Putinile. Kevad on täies hoos ja see peaks Venemaale head tähendama. Kui päike välja tuleb, kuivab maa ära. Kevadine lehestik pakub varju ja kõik need tegurid, mis muudavad sõjalise pealetungi talvel raskeks, kaovad. Putinis plaan, nagu see on olnud viimastel aastatel, oli alustada kevadpealetungi, mis kanduks suvesse ja sügisesse, eesmärgiga murda Ukraina Donbassi kaitse igaveseks. Ja kui Venemaa suudaks tungida sügavamale Hersoni ja Zaporižja oblastitesse, jõudes võib-olla isegi Zaporižja linnani, oleks see veelgi parem. Putinis probleemid algasid tema võimetusest kohaneda. See sama kurnav pealetung, mida oleme näinud juba üle 4 aasta, on kõik, mis Putinil varuks on. Kevadin pealetung on selle paindumatuse tõttu kannatanud. Saime juba üsna varakult vihjeid, et see kevad ei lähe Venemaa jaoks hästi. Venemaa uue pealetungi esimene nädal tõi kaasa umbes 10 000 ohvrit, teatab National Interest. See hõlmab ka rekordilist päeva 17. märtsil, mil Venemaa kaotas 1710 sõdurit. See on seni 2026 aasta kõrgeim näitaja. Mõni kuu pärast seda komistavat algust võime ametlikult öelda, et kevadine pealetung on olnud enneolematu läbikukkumine, mis surub Putinit üha lähemale 1-2 valikust tegemisele, millest mõlemad viivad selleni, et Venemaa kaotab tema alustatud sõja. Donbassi langus ei ole praegu sugugi lähemal kui kevade alguses. Venemaa väed põrkuvad lihtsalt Donetski kindlusvööndile, kui nad üldse suudavad selleni jõuda, ja nad hukkuvad enne, kui suudavad mingitki märkimisväärset läbimurret saavutada. Venemaa 9. mai võidupüha paraadi kurv vaatepilt tõi selle mõtte eriti hästi esile, kui morn Vladimir Putin vaatas Moskvas, kuidas tema ees ei toimunud suurt midagi. See, mis pidi olema Venemaa sõjalise jõu demonstratsioon, muutus kurvaks tõestuseks Putini nõrkusest, sest Venemaa ei näidanud ühtegi oma sõjatehnikat, kartes Ukraina rünnakut. Paraadist sai vaid monument Venemaa läbikukkumisele. Ja koha peal näeme me käega katsutavaid tõendeid, et kevad ei kulge sugugi nii, nagu Putin ennustas. Venemaa edasiliikumise tempo on olnud aeglane, leebelt öeldes. Parimal juhul, nagu avatud allikate luureorganisatsioon Deep State teatab, on Venemaal õnnestunud sel kevadel seni vallutada 672 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi. See jääb kaugele maha juba niigi nappidest, 827 ruutkilomeetrist, mis vallutati samal perioodil. 2025 aastal The Kiev. Independenti teatel. Ja see on Venemaa jaoks parim võimalik olukord. Teised raportid toovad esile, kuidas Venemaa kaotab positsioone isegi siis, kui ta saavutab edusamme. Sõjauuringute instituudi mai-analüüs näitab, et aprillis registreeris Venemaa oma esimese territooriumi netokaotuse Ukrainas alates Ukraina vastu sissetungist Kurskisse 2024. aastal. Ukraina oli aprilli lõpuks saanud juurde 120 ruutkilomeetrit, mis on olukord, millega Putin ei arvanud kunagi, et ta peab silmitsi seisma kevadel, mis pidi olema tema jaoks hiilgav. Ukraina vasturünnakud lõunas ja kaguosas on Venemaad tõsiselt kahjustanud ning see on üks peamisi põhjuseid, miks Ukraina saavutab edu ajal, mil Venemaa peaks justkui edasi liikuma. Need vasturünnakud lõid Putini plaanid Zaporižja piirkonnas segamini. Venemaa pealetung Slovjanski ja Donetski suunas on takerdunud ning esimene kindlusvööndi linn, millele Venemaa on lähedale jõudnud, Kostjantõnivka, täidab oma ülesannet, sest Putini käsilased surevad massiliselt iga tänava eest, mille nad suudavad vallutada. Putinit sunnitakse üha lähemale sellele, et ta peab tegema 1-2 valikust, mida ta pole kunagi pidanud tegema. Aga nende aeglaste territoriaalsete edusammude taga peituvad 2 suuremat probleemi, mis ongi selle valiku horisondile toonud. Ukraina kasvav tehnoloogiline eelis ja Venemaa sõjaväed tohutud kaotused. Alustame surmast. Viimastel kuudel on seda olnud palju. See tohutu kurnamine, mida Venemaa arvas taluvat, uskudes, et suudab Ukraina lihtsalt arvulise ülekaaluga üle mängida, hakkab Putini vägesid tõsiselt koormama. Ukraina droonidest kubisevad tapatsoonid teevad oma tööd ja on 2026 aasta kevadründe käigus toonud kaasa tohutu muutuse. Oma FPV droone kasutades suudab Ukraina tabada kõike, mis liigub mõne kilomeetri raadiuses rindest ja seda hinnaga, mis on umbes 10% sellest, mida maksab ühe suurtükimürsu tulistamine statsionaarse positsiooni pihta. See on toonud kaasa täieliku muutuse Ukraina sõjas ja sa saad teada, miks see tegelikult oluline on, kui jääd meiega. Praegu on kõige olulisemad tulemused.
Mitmed väljaanded, sealhulgas Kyiv Independent ja Politico, teatavad, et droonid põhjustavad nüüd kuni 80% lahinguväljal toimuvatest kaotustest. Mõned hindavad seda arvu isegi veelgi kõrgemaks. Al Jazeera raportis, mis tõi esile Venemaa rekordilise kaotuste määra märtsis, öeldi, et 96% Ukraina väitel kinnitatud 35 351 Vene kaotusest registreeriti droonide abil. Ülejäänud kaotused tulid käsitulirelvadest, tulevahetusest ja suurtükiväest. Lisaks sellele kahjule, mida droonid põhjustavad Venemaa sõjatehnikale, tuhanded tankid, soomukid ja õhutõrjesüsteemid on hävitatud, tekib olukord, mida Putin on sunnitud aktsepeerima. Iga mööduva aastaga muutub Venemaa pealetung nõrgemaks ja Ukraina kaitse tugevamaks. Kui pöörduda tagasi märtsi tohutu kaotuste määra juurde, siis see polnud Putini vägede jaoks sugugi erandlik juhtum. Ukraina kordas seda trikki ka aprillis, kui riigi kaitseministeerium teatas, et kuu jooksul oli 35 203 venelast kinnitatud surnuks või haavatuks. Tuleb meeles pidada, et aprillis on üks päev vähem kui märtsis, nii et on praktiliselt kindel, et Ukraina oleks selle lisapäeva korral saavutanud need umbes 150 lisakaotust, mida oli vaja, et märtsi numbritega võrdsustuda. Tekib muster ja see ei ole Putinile hea. Iga kuu saab surma või haavata rohkem Vene sõdureid kui kunagi varem ning neid kaotusi registreeritakse kevadpealetungi ajal, mis peaks tooma Venemaale tohutult territooriumi. Ja olukord surmade osas läheb kuidagi veel hullemaks. Nii hämmastav, kui Venemaa kevadiste kaotuste määrga poleks, on Putini jaoks tõeline probleem hoopis see. Enamik neist, üle 35 000 sõdurist kuus, keda Venemaa kaotab, ei tule enam kunagi tagasi. Seda ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski 10. märtsil, märkides, et Venemaa tapetute ja haavatute suhe on liiga tugevalt tapetute kasuks kaldu. Zelenski avaldas, et kaotustest 62% on tapetud ja 38% haavatud, mis on ohtlikult lähedal 2-1 vastu suhtele, kus surmasid on rohkem kui vigastusi. Ja pidage meeles, et mitte kõik haavatud ei saa tagasi tulla. Kui Vene sõduril jalg ära rebitakse, pole temast rindel eriti kasu. Nii et tõenäoliselt on üle 2/3 Venemaa kaotustest ja võib-olla isegi ligi 3/4 sõdurid, kes ei naase enam kunagi rindele. Kuigi Venemaa võib seda kõike üritada varjata, on Putini sõjaväes sõduritel kombeks pigem kadunuks jääda, kui ametlikult hukkunuks tunnistatud saada, isegi kui Venemaa sõltumatu meedia paljastab toimuva surmade ulatuse. 9. mai raportis avastasid Venemaa, Medusa ja Mediazona koostöös, et alates Ukraina sõja algusest on hukkunud 352 000 Venemaa meest vanuses 18–59 aastat. Need surmad on kinnitatud Venemaa pärimisregistri kontrollimise kaudu ning samuti kontrollitud surmade andmebaaside uurimisega, mida on koostanud sellised organisatsioonid nagu BBC Vene teenistus. Tõenäoliselt on tegelik hukkunute arv sellest palju suurem. Ja asi läheb veel hullemaks. Venemaa värbamine on peaaegu läbikukkumise äärel ega suuda enam katta seda inimkaotuste mahtu, mida Putin Ukraina sõja lihaveskisse viskab. 4. mail teatas United24, et aprill oli juba 5. järjestikune kuu, mil Venemaa ei suutnud värvata piisavalt vabatahtlikke, et kompenseerida Ukrainas saadud kaotusi. See tähendab, et 5 järjestikust kuud on Venemaa armee järk-järgult kahanenud, mis viitab ka 1-2 kohutavast valikust, mille Putin on sunnitud tegema. Militarni uuris samuti Venemaa värbamist aprilli keskel ja tulemused ei olnud Putini jaoks sugugi julgustavad. Nende andmed näitavad, et Venemaa värbas 2026 aasta esimeses kvartalis umbes 800 sõdurit päevas, samas kui 2025 aasta samal perioodil värvati päevas 1000–1200 sõdurit. Värbamise 20% või suurem langus on viimane asi, mida Putin tahaks näha ajal, mil kevadrünnak toob juba kaasa rekordilisi kaotusi. Ja Ukraina muudab kõik need probleemid Venemaa jaoks ainult palju hullemaks. Kuidas? Teine suur probleem, mida me varem mainisime, on see, et Ukraina toetub oma senistele saavutustele ja suurendab oma edumaad tehnoloogiasõjas Venemaa vastu. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, see on sõjasaade ja sellist sisu tuleb veel. Kui saad kanalilt uusi teadmisi, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu, et näha rohkem meie videoid. Ukraina on alati olnud neist 2 sõdivast riigist innovaatilisem. Aga alates Mihhail Fedorovi tõusust kaitseministri kohale on Ukraina võtnud Venemaa vastu võitlemisel tehnoloogiapõhisema lähenemise. Andmete kasutamine ja kaasaegne juhtimismõtlemine, mida Fedorov propageerib, aitab kaasa Ukraina kaitseministeeriumi ja sõjaväe täielikule ümberkorraldamisele. Tehnoloogia guru on väsimatu kõige optimeerimisel, millega ta kokku puutub. Ja just seda vajab Ukraina hädasti, kui riik peab toime tulema Putini sissetungi tõttu tekkinud umbes $213 miljardi suuruse kasvava võlaga. Fedorovi tegutsemisviis on saada võimalikult väikesest võimalikult palju ja muutusi, mille ta on juba Ukraina sõjaväes ellu viinud, ei tohiks alahinnata. Oma varasemas rollis Ukraina digitaalse ümberkujundamise ministrina juhtis Fedorov Delta olukorrateadlikkuse süsteemi juurutamist. See võimaldab Ukraina sõduritel jagada videoid ja teavet kogu lahinguväljalt.
seda süsteemi kasutab Ukraina nüüd oma kaotuste arvu kinnitamiseks. Iga FPV droonirünnak Venemaa vastu salvestatakse, laaditakse üles ja loendatakse, et anda Ukrainale täpne ülevaade sellest, millist kahju nad lahinguväljal põhjustavad. Fjodorovit peetakse samuti oluliseks vastukaaluks sellele, mida Kyiv Independent nimetab relvajõudude nõukogumeelseks ülemjuhatajaks Oleksandr Sõrski. Koos töötavad nad selle nimel, et tuua Ukraina sõjaväkke parim nii vanast kui uuest. Kõik saavad selgelt näha Ukraina välja arendatud tehnoloogilist eelist. Sidevaldkonnas saavutas Fjodorov oma esimese suure võidu kaitseministrina varakult, kui ta pidas edukad läbirääkimised SpaceXiga, et sulgeda ebaseaduslikud Starlinki terminalid, mida Venemaa oli Ukrainas aastaid kasutanud. Kaos puhkes kogu Vene rindejoonel, mis andis suure panuse Ukraina vasturünnakutesse ja tohututesse ohvrite arvudesse, mida me nüüd näeme. Lisaks, nagu United24 meedia teatas 10. mail, on Starlinki kaotus avaldanud selget mõju Venemaa droonistrateegiale. Vladimir Putinil oli kogu Musta mere kampaania valmis, kui ta valmistus käivitama mereväe droonide kampaaniat Ukraina vastu, et vastata Ukraina põhjustatud Musta mere laevastiku halvamisele. Prototüübid olid juba 2025 aasta keskpaigaks valmis ning 2026 aasta pidi olema see, kui Venemaa hakkab oma mereväe droone suures koguses kasutama. Starlinki sulgemine peatas selle kõik. Ukraina tehnoloogia domineerib endiselt Mustal merel. Kasvav keskendumine tehnoloogiale on samuti Ukrainat tohutult aidanud kaitseliinil. Odavate püüdurdroonide kasutuselevõtt Ukraina kihilises õhukaitses vähendab Venemaa Shahed-tüüpi droonide tõhusust. Maapealseid robotisüsteeme tuuakse kasutusele üle kogu rindejoone. Euroopa poliitika-analüüsikeskuse andmetel võivad need robotid vähendada Ukraina eesliini jalaväevajadust ainuüksi 2026 aasta lõpuks 30% võrra ning tulevikus võib see ulatuda isegi 80%-ni. Need robotid on Ukraina logistikas üha olulisemad ning mõnda neist varustatakse isegi kuulipildujatega, et kasutada neid ründerelvadena. Ja siis on veel tehisintellekt. Ukraina liigub selles valdkonnas Venemaast nii palju ettepoole, et see pole isegi naljakas. Terved hordid autonoomseid droone lastakse nüüd lahinguväljale. Igaühel neist on võime tuvastada, jälgida ja hävitada sihtmärke minimaalse inimsekkumisega. Ukraina on teinud koostööd ka Suurbritanniaga, mis rahastab tehisintellekti tippkeskust, et soodustada tipptasemel droonide edasist arendamist, mis suudavad Venemaad halvata. Kuna tapatsoonid süvenevad ja tehnoloogia paraneb, kogub Ukraina lahinguväljal hoogu. Ja just see hoog koos Venemaa võimetusega sellele vastu seista viib meid tagasi kahe valikuni, mis Putinil nüüd on. Mõlemad tähendavad, et Venemaa kaotab selle sõja. Esimene valik – mobiliseeruda. Ainus eelis, mis Venemaal Ukraina ees veel on see, et tal on palju rohkem elavjõudu. Venemaa elanikkond on umbes 4 korda suurem kui Ukrainal, kuid põhjus, miks see pole olnud nii suur tegur kui võiks, on see, et Putin on suurem osa sõjast olnud mobiliseerimise suhtes kõhklev. Peameeles, see on mees, kes nimetab sõda siiani sõjaliseks erioperatsiooniks. 4 aastat ja üle 1,3 miljoni ohvri hiljem. Mobiliseerimine pole nii kaua olnud valik, sest Putin teab, et mobiliseerimine tähendaks tema võimu keskmes olnud sotsiaalse lepingu murdmist. Putin on veerand sajandit kujundanud end tugevaks juhiks, kes suudab pakkuda Venemaale vajalikku stabiilsust. Riigi mobiliseerimine ja täielikule sõjajalale viimine purustab selle lepingu täielikult. See tähendab, et Putin ütleb Vene rahvale, et ta eksis ja et Venemaa ei suuda Ukrainat alistada juba pühendatud tohutute ressurssidega. Vaja on rohkem ja just siin tulebki mängu kaotus. Nagu Sõjauuringute Instituut ehk ISV märgib, elab Putin hirmus, et täielik mobilisatsioon tooks tema režiimile ühiskondliku vastulöögi. ISW sõnul võiks see vastulöök olla isegi hullem kui see, millega endine Nõukogude Liit silmitsi seisis pärast oma ebaõnnestunud sissetungi Afganistani. See 10 aastat kestnud konflikt nõudis Venemaalt umbes 15 000 inimkaotust. Putini kampaania jõuab nende numbriteni Ukrainas vähem kui poole kuuga, mis on üks peamisi põhjuseid, miks mobilisatsiooni on üha enam vaja. Vladimir Putin teeb kõik, et vältida mobilisatsiooni, mis asetaks ta samale tasemele vanade tsaaridega, kes saatsid 100 000 venelasi sõdadesse surma. Ärme unusta, et Vladimir Putin on seda juba teinud. Kõik käib narratiivi ümber Venemaa juhi jaoks ning mobilisatsioon tähendaks, et Vladimir Putin tunnistab, et sõjaline erioperatsioon on muutunud sõjaks, milleks ta on oma rahvale ammu lubanud, et see kunagi ei muutu. Revolutsioon ei pruugi tulla kohe pärast Venemaa mobilisatsiooni, kuid Vladimir Putin kaotaks, sest ta on purustanud oma võimubaasi laguneva aluse. Kui Venemaa alustab mobilisatsiooni Ukrainaga toimetulekuks, võib Vladimir Putin lõpuks ise oma hukatusele aluse panna, kuna rahvas ja Venemaa eliit hakkavad otsima võimalusi tema valitsemise lõpetamiseks. Siis on veel teine võimalus. Kogu sõda lõpetada rahuleppega.
Vladimir Putin on andnud mõista, et ta soovib just seda teha pärast Venemaa piinlikke võidupüha pidustusi. Vladimir Putin tegi mõistatusliku väite, et ta usub, et asi hakkab lõppema, kui ta rääkis Ukraina sõjast. ta rääkis ka oma valmisolekust rahuläbirääkimisteks. Ja kuigi ta vürtsitas seda kõike tavapärase Vene jamaga, et Ukraina ei tee koostööd ja lääs tahab Venemaad hävitada, juba ainuüksi see, et ta rääkis avalikult rahust ja konflikti lõpust päeval, mis peaks tähistama Venemaa sõjalist jõudu, ütleb nii mõndagi. Vladimir Putin otsib väljapääsu. Ja kahest võimalusest eelistab Ukraina just seda varianti. Kui mobilisatsioon tähendab, et Vladimir Putin kaotab, kuid Venemaa saab saata Ukrainasse veel sadu tuhandeid mehi, siis rahu tähendab, et Ukraina väldib täiendavaid purustusi ning Vladimir Putin murrab pigem oma lubaduse Ukraina vallutamiseks kui ühiskondliku lepingu, mis tal on Vene rahvaga. Vladimir Putini probleem on siin see, et Ukraina ei kavatse rahu sõlmida tema tingimustel. Donbassi ei loovutata Venemaale. Selle asemel nõuab Ukraina, et Venemaa lõpetaks üleskutsed Ukraina territooriumi hõivamiseks ning soovib säilitada oma ülesehitatud sõjaväge, millest on saanud üks maailma tõhusamaid võitlusjõude. Üks põhjusi, mida Vladimir Putin tõi Ukraina sissetungi õigustuseks, oli see, et ta tahtis takistada riigil muutumast võimsamaks. Teisse variandi valimine tähendab, et ta mitte ainult ei ebaõnnestu selles eesmärgis, vaid peab ka tunnistama, et on loonud Ukraina, mis on tugevam, kui ta ise oleks osanud ette kujutada. On neid, võib-olla ka Vladimir Putin ise, kes usuvad, et Venemaa jaoks on võimatu rahuga nõustuda, kui see ei too vähemalt osa Ukrainast Venemaale. Kui pärast 4 aastat võitlust ei ole ühtegi territooriumi vallutatud, siis on Vladimir Putin see mees, kes vastutab terve põlvkonna vene meeste tapmise eest ilma ühegi põhjuseta. Aga siin satub Vladimir Putin olukorda, kus tal pole võimalik võita. Et oma sissetungi jätkata, peab Vladimir Putin mobiliseerima, eriti kuna Ukraina kätte langevate Vene sõdurite arv kasvab ja Venemaa värbamine takerdub. See on kaotus Vladimir Putinile. Kui mobiliseerimine pole võimalik, peab tulema rahu ja mitte Vladimir Putini tingimustel. Kõik muu tähendaks üha nõrgema väe saatmist Ukraina kaitse vastu, mis tapab rohkem venelasi kui kunagi varem ning on tehnoloogiliselt Vene sõjaväest üle. Need on 2 valikut, mis seisavad Vladimir Putini ees. Tal ei ole kaua aega otsuse tegemiseks. Selles videos ei ole me käsitlenud täielikku majanduslikku kaost, mille Vladimir Putini sissetung on Venemaal põhjustanud, ega survet, mida see talle avaldab. Aga ära muretse, meil on video, mis selgitab seda kõike. Vaata seda videot, kui tahad rohkem teada saada Vene majandusest kui tiksuvast ajapommist ja miks see paneb Vladimir Putini paanikasse sattuma. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show, et näha rohkem meie uurimusi Vladimir Putini valitsemise varjatud külgedest ja tema paljudest läbikukkumistest Ukrainas. Ja aitäh vaatamast!